Palun võtke mu asjad. Vabandage, kajutites kohti ei ole. No hea küll. Kas teie sõidate ka Krimmi? Jah, Krimmi ja sealt veel edasi. Peatun mõnda aega Alukas ja siis sõidan Kaagrasse. Tundsin teid kohe ära. Ka mina teid. Ja samuti kohe. Väga kummaline ja ootamatu kohtamine. Ülimalt kummaline. Ausalt öelda, seda ei saagi nimetada ära tundmiseks, sest mul oli juba varem niisugune eelaimus, et te olete millegi pärast siia tulemas. Nii et ära tunda polnud otseselt vajadustki. Minul oli täpselt samasugune eelaimus. Tõesti. Väga kummaline. Ütle siis veel, et elus ei ole, ütleme, ebatavalisi hetki. Elu ei olegi vist nii lihtne, kui tundub. Väga võimalik. Aga lugu võib olla hoopis nii, et meid ühel ja samal hetkel valdasid teatud tunded, mis näisid meile eelaimusena. Jah, väga võimalik. Isegi väga võimalik. See näib olevat kõige tõenäolisem seletus. Eks ole. Meie teiega siin targutame, aga elu võib olla päris lihtne. Nagu äsjane tunglemine laevatrepi juures. Kuhu need lollid küll nõnda üksteist jalga alla tallates tõttavad? Kui kaua me pole kohtunud? Oma 23 aastat. Ja peaaegu 23. Sügisel saab 23 täis. Meil teiega on seda lihtne arvestada. Peaaegu veerand 100 aastat. Pikk ajavahemik.
terve elu. Tahan sellega öelda, et meie mõlema elu on peaaegu läbi. Ja. No ja mis siis? Kas see on meile kohutav, et ta läbi on? Ei sugugi. Peaaegu mitte põrmugi. See tühi loba. Kui püüame endal selgeks teha, et see meid kohutab. Kui püüame end hirmutada sellega, et näe, elu on elatud ja oma 10 aasta pärast tuleb mulla alla minna hauda. Aga mõtelegi järele, ei ole ju nali olla hauas. Täiesti õige. Ja ma ütlen teile veel rohkem. Te arvatavasti teate, et meditsiiniringides olen ma üsna kuulus mees. Kes seda ei teaks? Muidugi tean. Aga kas te seda teate, et teie alandlik teene siin on ka teatud mõttes kuulsaks saanud? Loomulikult tean. Teil on tegemist oma austajaga, vähemalt tähelepaneliku lugejaga. Nii et oleme 2 kuulsat meest. Ja, mida te tahtsite öelda? Seda, et tänu oma kuulsusele, õigemini mõningatele teadmistele, mis ei moodusta küll jumal teab mis tarkust, kuid mis on siiski üsna põhjalikud. Tean ma üsna eksimatult, et mul pole elada jäänud mitte 10 aastat, vaid mõni kuu. Kõige enam aasta. Mul on küljes surmatõbi minu enda ja mu ametikaaslaste poolt autoriteetselt kindlaks tehtud. Ja ometi võite mind uskuda, elan nii, nagu ei oleks midagi juhtunud. See teeb mind ainult irooniliseks. Püüdsin kõiki surmapõhjuste uurimisest tarkusega üle trumbata, et kuulsaks saada ja hästi elada. Aga tuleb välja, et pingutasin iseenda kahjuks. Hiilgavalt arvestasin välja oma enese surma. Muidu oleks mind veel ka petetud ja lollitatud. Mis te nüüd, me veel võitleme, kurat võtaks. Aga kellele ma nüüd luiskan, keda petan? Rumal ei tihta. Niivõrd rumal, et avameelsusega, mis on segatud võltshaletsusega, isegi soolatakse üle. Kallis kolleeg, teiega ei ole meil põhjust keerutada. Finita la commedia. Räägite seda tõsiselt? Täiesti tõsiselt. Ja mis peaasi? Me kõik teame, et kui mingi kaajus on surelik, ergo olen surelik ka mina. Aga sellega on veel aega. Ainult, et käesoleval juhul on asi sootuks teine. Mitte kusagil kauges tulevikus, vaid aasta pärast. Aga on see aasta pikk aeg. Tulevad suvel purjetate teie taas neil sinistel vetel kuhugi kaugele. Aga minu auväärsed kondid lebavad juba Moskvas, Novodevitši kalmistu mullas.
No ja mis siis? Hirmus on hoopis see, et selle mõtte juures ei tunne ma absoluutselt mitte midagi. Ja mitte mingi erilise mehisuse tõttu, mida minus näevad üliõpilased, kui ma neile oma haigust ja selle kulgu kirjeldan. Lihtsalt selle kui meditsiinilise nähtuse huvipakkuvuse seisukohalt. See pole mingi mehisus. Ma olen oma elu suhtes idiootlikult tundetu. Ja sama tundetud on mind ümbritsevad inimesed, kes mu saatuslikku saladust teavad. Näiteks teie. Kas teile on minu saatus kohutav? Kohutav. Kui ausalt öelda, siis ei. Mitte põrmugi. Ja loomulikult teile teil minust kahju. Ei. Ei ole. Ja seejuures ma arvan, et teie ei usu igavesse õndsusse, kus pole muret ega vaeva, kus on ainult paradiislikud õunad. No millesse meie sugused usuvad? Jaa. Ja võtke veel arvesse seda, et meie teiega ju ei uhkelda. Ei teenitese ega ka kujuteldava vaata ees. Meie räägime lihtsalt niisama, ilma igasuguse kibeda kelkimiseta või künismita, milles alati peitub teatud kompensatsioon, et näete, olge lahked, vaadake, missuguses seisukorras me oleme. Et niisuguses seisukorras ei ole mitte igaüks. Me teiega räägime ja vaikime lihtsalt niisama. Ilma igasuguse suure tähendusrikkuse või stoilise tarkuseta. Himukamad elajad kui inimene ei ole maailmas olemas. Kaval inimhing oskab igas asjast endale naudingut leida. Aga käesolevas juhtumises ei ole isegi seda. Ja see on seda huvitavam, et meie idiootlikud tundetuse juures tuleb veel arvesse võtta kogu meie vaheliste suhete erilisust. Meie ju oleme omavahel lähedalt seotud. Täpsemalt öeldes peaksime olema seotud. Ja kuidas veel? Kui mõelda, millise kohutava elamuse ma teile põhjustasin, ma kujutlen, mida te tundsite. See oli isegi kohutavam, kui te suudate kujutleda. Üldse see on õudne, mida läbi elab mees, armuke, abikaasa, kellelt on üle löödud naine ja kes terved pikad päevad ja ööd, iga hetk tõmbleb enesearmastuse piinades, tundes kohutava kiivusega õnne, mida tunneb tema rivaal. Ja seda lootusetut ängistavat õrnust, täpsemalt öeldes sugulist härdust, mida tuntakse kaotada temase vastu, keda üheaegselt soovid meeletust vihkamist tundest kägistada või üle külvata kõige alandavamate koeralikust truudusest rääkivate õrnustega. No see kõik on kohutavalt kole. Peale kõige muu, ma pole päris tavaline inimene. Olen kõrgendatud tundlikkusega indiviid, ülielava kujutlusvõimega ja seda kõik arvesse võttes püüdke nüüd kujutleda, mida ma
nende pikkade aastate kestel läbi elasin. Kas tõesti aastaid? Kinnitan teile, mitte vähem kui 3 aastat. Ja isegi pärast neid 3 aastat põletas mõte teie 2 lähedusest mu hinge kuuma rauaga. See peaks ju mõistetav olema. Kui sul pruut üle lüüakse, see on veel kuidagi talutav, aga armuke või naine, nagu käesoleval juhul. Teine mees, vabandage väljendust, magab sellega, kelle keha ja hinge iga eriomadus sa tunned nagu 5 sõrme. Mõtelge, millised avarad võimalused kiivaks kujutluseks. Kuidas sa suudad seda taluda? Kuidas sa suudad taluda sellise olevuse kuulumist teisele? See ületab kõik inimvõimed. Ma kaotasin oma tervise ja töövõime. Minust oleks peaaegu joodik saanud. Mille nimel ma kaotasin oma parimat, talendikamat, jõuküllesemad aastad? Rääkides täiesti ilma liialduseta, te kiskusite mu lihtsalt 2. Muidugi ma piinasin mõttetult, sest minu endist isikut polnud nagunii enam olemas, sest teie tungisite minu pühimasse. Kuningapoeg Gautama, kes pruuti valides nägi Yasetharut, kellel oli jumalana keha ja kevadise hirve silmad, sooritas sellest erutatud kurat teab, milliseid kangelast-tegusid teiste noorukatega võisteldes. Näiteks laskis vibu, nii et seda oli kuulda 7000 miili kaugusel. Gautama võttis kaelast kalliskividest kee, sidus selle Yasetharu ümber ja ütles, valisin su seepärast, et ammu möödunud aegadel, kui ma olin jahimehe poeg, mängisime koos metsades ja mu hing mäletab sinu metsaneitsi hinge. Yasetharul oli sel päeval seljas mustkuldne sõba. Kuningapoeg vaatas teda, ütles, sul on seepärast seljas mustkuldne sõba, et myriaade aastaid tagasi, kui ma sind kohtasin, olid sa panter. Ja mu hing mäletab sind. Ja vabandage mind sellise poeesia pärast, aga samas on suur ja kohutav tõde. See on süvenege nende hämmastavate sõnade sisusse, mis kõnelevad hinge mäletamisest. Ja mõelge seoses sellega õudusele, mida põhjustab säärase püha kohtumise rövetamine võõra inimese pool. Aga võib-olla minagi oleks suutnud vibu lasta, nii et seda oleks 1000 miilide taha kuulda on. Kui järsku ilmusite teie. Ja mida te minu suhtes tunnete praegu? Viha, vastikust, kättemaksu himu. Kujutlegu vaid. Absoluutselt mitte midagi. See on nõudne. See on kohutav. See sulle. Mu hing tundis su ära. See teadsite seda väga hästi, et ma midagi enam ei tunne, sest ega te muidu poleks küsinud. Teil on õigus, teadsin. Ja ka see on kohutav. Midagi ei kohuta meid ära. Meile pole miski enam kohutav, see on õudne. Ja teil on õigus, mitte miski. Räägitakse ikka minevik. See kõik on jaburdus.
Rangelt võttes pole inimestel mingit minevikku. On vaid mingi nõrk kaja, mingi vaevu kuuldav järelheli kunagi läbi elatust. Ütelge palun, mida te tundsite siis, kui kuulsite minu naise surmast? Samuti mitte midagi. Peaaegu mitte midagi. Vast kõige rohkem hämmastas mind iseenda tundetus. Mäletan, hommikul avasin ajalehe ja sõnadest Jumala tahtel lahkus sain kerge hoobi. Harjumatusest on kummaline tunne näha võõra lähedase inimese nime mustas raamis, trükitud sellel pidulikul leheküljel suures mustas kirjas. Ja püüdsin nukutseda, et ja see sama naine, kes aga ükskõikselt huulid surmateate sain, ükskõikselt võtsin ma ta vastu. Isegi nukrust ma ei tundnud, ainult mingit tuima kaastunnet. Aga ometi oli see ju too sama, kelle mu hing ära tundis. Mu esimene ja nii mitu aastat kestnud karm armastus. Ma kohtasin teda kõige kaunimas eas. Temas oli seda tütarlapselikku süütust, usaldatavust, abitust, ujedust, mis nii määratult haarab mehe südamed. Võib-olla sellepärast peabki naiselikkuses sisalduma usaldavust, mingit abitust, lapselikkust. Et iga tütarlaps, iga naine peidab endast tulevast last. Ja just mulle esimesena andis ta selle, mis tal oli andnud Jumal. Tema neiu keha, kõige ilusamad, mis maailmas on loodud, suuldis ma tõesti miljoneid kordi sellise kirega, millist ma enam kogu oma elu kestel maailmas mitte millegi vastu pole tulnud. Sellest olime pikki aastaid, ööd kui päevad hulluks minemas, nutsin, katkudes aastuses juukseid peas, üritasin enesetappu, jõin, tapsin nüüd tööga ja siis räevuhoos hävitasin võib-olla oma kõige hinnalisemat tööd. No. Ja 20 aasta pärast vaatan ma töntsi hajameelsusega tema nime leinaraamis. Tuimalt kujutlen teda hauas. Ebameeldiv kujutlus ja muud ei midagi. Kinnitan teile, muud mitte midagi. No. Ja ega teiegi vist praegusel hetkel, ma arvan, midagi ei tunne. Mina? Mitte midagi ei tunne ma enam, mis sest ikka varjata. Muidugi peaaegu mitte midagi.
aga teate, mis on peamine? See, et ma ei suutnud üht teisega, see on surnud elavaga kuidagi siduda. Selle elavaga, kellest me just äsja teiega rääkisime. Ma ei suutnud seda. See teine oli kuidagi täiesti omaette. Ja kui ma ütlesin, et ma selle endise vastu enam midagi tunnen, siis see on vale. Nii et ma väljendusin ebatäpselt. Täiesti ebatäpselt. Isegi valesti. Noh ja mis siis? Tahan sellega öelda, et tähendab järelikult meie jutt jookseb liiva. Jookseb liiva? Ei ütleks. See teine, nagu te väljendasite, see olite ju teie ise, teie enda kujutlus, teie tunded. Ühesõnaga midagi teist endast. Nii et teid liigutas, erutas oma enda kujutlus. Mõtelge hästi järele. Arvad? Ja, võib-olla küll. Ja, võib-olla. Õudne küll, aga võib-olla. Noh, ja kui kaua te iseenda pärast ärevuses olite? 10 minutit. Noh, ütleme pool tundi. No võib-olla kogu päev. Ja. Ja. Võib küll olla. Noh. Ja kus ta praegu on? Kas eks selles imeilusas täistaevas? Allah üksi teab, kus nimelt, mu sõber. Kõige tõenäolisemalt mitte kuskil. Ja. Võib-olla küll. Head ööd. Head ööd.